inimesi, kes vaba ajal tõstavad suuri raskusi. Korraldajaks on Mart ja Silja ja sekretäriaatas Silja ja Liina Tauno on meil kohtunik, nii see on. Ja pealtvaatajad, kus olete teie? Andke käega märku, kus te olete? Näete, see on Saku Õnne tekitud. Siinpool on ka. Aga siinpool on huvilisi samamoodi. Lava peal on 2 rahumeest, kes selle lava ise tõid siin. Ei, mina tõin selle lava, mis sa ajad siin? No, mulle tundub, et üks rahumees ise tõid. Aga... ja teinud suuri tegusid. Aitäh see! Tema on selline mõistega siis Romek Veit! Aplaus 2021. aastal World's Strongest Master 9. koht Aarel Kaune on Eesti üliõpilasmeister jõutõstes, Eesti üliõpilasmeister 3-kordne rinnal surumises. Aplaus! Alex Mihkelson! Kristjan Kuusel! Ja siin on üks võistluse korraldajaid Mark, kes läheb ka sinna ja tahab ka võistleda nähtavasti. Eks ta mõttes ja võimud läheb Mark juurde ja küsib natukene võistluse käigus ka. Tervist! No nii, siin on Liiv ja Õnne Ahvetamad siis Mine ja Mineläks ja staadion Rõinla palumised aplodeerida, sellepärast et Sergei Romenko astub väga julgelt, see ongi nüüd siis meremehe alal. Väga ilusasti esimene minut tehtud, hästi kiiremini Sergei aja peale. Sergei sai nüüd teada, et on aja peale. Muidu arvasin, et on lihtsalt ilu peale. Aeg on kinni 39-29. Esimene Romek on valmis, võitleb Mineläks, läheb taga. Väga korralik seis ja nii. Aga kas hakkab kohe nii siit juba kiirem aeg kui olla. Nii et väga hea tulemus. Kaarel on võistlusele minemas, kohe kui vile kõlab, et siis algab ka. Kolmikul näidata, aplausiga ja alates kohtumisega juurde. Sellepärast, et rahvas ikka nii. Ja siit on nüüd teha. Kui palju vajal need kohti sammad on. Aeg kinni viiest võitlejast 39. Päris vahe. 39-16. Ja viies võistleja
Alex ja Kuuse. Ei, neljas on Alex. Teeme neljanda enne viienda. Teile niimoodi. Mis sinu arvas ütlesid panek? Siin on jah šott. Nüüd on siis Alex. Nüüd on Alex. Kellest ma siis enne rääksin? No Mart, vana pead. Alex Mikkelson. Seekord on niimoodi, et neljast tuleb enne viiendat. See on arveis kui muudatus. Aga Kristjan Puusek tema siis on viies. Et Alex on juba tegelikult ütlemas ka seda aparaati. Ja siis kohvrite tassimine. Eremees ise peab 300 kilogrammi turjale võtma. Ja aeg läks. 300 kilo turjale võtma. Võtab vahepeal nagu tuikuma. Sellest meremehe nimetus sellel alal tuleb ka. Nii, võib-olla oleks oska nõu anda. Iga on omad sellised tugevad küljed ja ega veerandi peal küll alla ei anta. Seljaga nad üleval hoidma ja jalgadega tassima. Tuleb siit kohtunike pool soovitusi, et hoia seljaga üleval ja jalgadega tassida. Nii, väga. Nii. Natukene meil on jäänud viimased kordu saamine veel. Aplaus! Nii! See nüüd on selge näide sellest, kuidas ei jää ka poole pealt seda asja sugugi ei visata siis pilti tulisesse, vaid tehakse rahulikult edasi, saadakse värk maha ja teisel alal on hoopis mees, mis on selle sportlase tervisega nüüd. Meil sellel aastal siin kontrollaega ei ole, mis annab võimaluse igal sportlasel lõppida. Ja Omele, aplaus! Minut 42 ja 72. Kristjan Puusek on nüüd esimese ala stardis. Siis on minut ka ja hakkavad pidama. Teise otsa. Pöödu, päris kõva küljetuul on. Tuleb aga väga hea hooga seest. Läheb ja... No nii, 300 kilomera pöödus. Nüüd palk on käes. Raha vaatavad poole. Ja üle. 25, 18. Teine koht sellised esimese alaga. Ja rangis ja nii. Ile Kalas. 5 sekundit läks teima ja tuleb siis kohtude arvu peale. See lugeja nendest nii, et peaks korra lukustama korra kätet selle nii, otsime võib-olla vahepeal ühe rätiku ka või aga küllab siis saab. Alexile aplaus ja on olemas! Ta on selline keeruline ja asi saab üles sikutada, ta ei ole ikka mõnus, mugav kand ja sulmis muusikamängid ja istud kuskil mõnuses jõusaalis teidega lendele selja peal, et praegu ikka raske ilma käes mingit komandat, et õige nendele saada. Aeg on väga mõnus. No nii, aplaus!
kohe nüüd saime teada ka, me elatasime niimoodi kaasa, et läks korduvust arvutult, meil meeled seda. 2 läks vist. 2, selge. Läks käima, Sergei ja Kaarel, no nii. Üks olemas, Sergei. Sergei üks olemas, väga hea, Kaarel tuleb nüüd järgi. Nii, 2 olemas. Tuletan meelde, Sergei on peaaegu 50-aastane, tulge tehke järgi noorema. Ja Sergei võtab nüüd. Sergei saab nüüd kolmanda olla. Sirgetele kaldele! Olemas! Nii! Sergei ütles, et sellest tammist 20 sekundit on jäänud. 20 sekundit praegu Sergei ütleb, et ta ei hakka enam seda nüüd üle tosserdama, aga alustab peaaegu 50 aastal meestest tõstis sirgetele kätele 3 korda seda palki 110 kilogrammi. Aeg sai nüüd täis. No nii, väga võimas etteaste, nii Sergei kui Kaarel, aitäh! Nii, aeg läks ja sirgetele kätele, nagu praegu hommikul 1 on kohe kirjas küll. Nii ja 2 Kui vaatate, siis Romek jalajõudu ei kasuta, puhtalt käega surub. Kui panna jalg juurde, siis võib 50 kilo palgil otsa vabalt. vaata ongi, Romek kasutab vahepeal seda põrget ära. Romek küsis, et kas mitu korda on tehtud? 4 on tehtud, tõesti. Sa võiksid igaks vaata, kas mehes jõuab või ei jõua. Romek puhtab, laisk aga tark, hoiab energiat. Kristjan pehib. Nii läheb ülesse, ega aega enam ei ole palju jäänud. No nii Romek vaatasid igaks juhuks üle veel üks otsi töötada. Aga no üks õhus. Aetab nüüd. No nii. Ärge tee. Alaus! Nii. Ja Sergei on väga ilusad sooritused on selle Läks ju? Ahah, mulle tuli, et siis 18 kilone koit tuleb saada ja nüüd ta üle läks, teeb aplausi. Sportlane ammutab sellest alati jõudu, kui staadion on silla taga. Näete! Võtab, aga ei, Sergei ei hakka vanduma, ta lihtsalt keskendub ja hakkab rahulikult stiigib harjemini ja pealtvaatajad võivad teha. Aga hakkame nüüd. Sergei teeb elus esimest korda ka seda. No kui ta ikka elus esimest korda teeb, siis on seda väga hästi seegi läbi. Natukene jäi seekord ka veel puudu. No nii, nüüd on ta palju pihane ka. Vaatame, mis läheb. Riitavalt see tähelepanu. Kõik sai 8 sai täis. Aplaus Sergeile. Kenasti samamoodi üks korda. Stiilipunktide puhul oleksid tulnud küll 5 stiilis vähemalt. Nüüd lendab ka väga ilmus. Aga jah, märkab maas, see nagu mingisugune märk on paremaks. Jaa! Nii nabineb jah, selle tulemuse määratus. Ütlesin, võiks nabib minna. Läks esimene mustapoti mees jah, kes hakkab jõudnud juba selle kaaluks on siis musta 22 kilo.
Nii ja ega tundub, et teie ka. Selline väike pikkus ei saa, ise peab 2 meetrit ja läheb maha. Aega täna meeldib see must kott. Rahvad vaatavad, miks inimene nii ilusa musta kotti ära viskama näeb, mõtles ringi. Tõi ilusti tagasi, tekkis ta korda ja aga ei, viskan ikkagi ära. 1, 2, 3 ja... Siin on meil terve maa ja ei vahe ei ole kohtunud. No nii, aplaus! Lähevad esimesed heitjad veel. Jah. Selle eest, et sandlana vistab, saab ära punkti. Võtad arvu eest ei rääkinud. Nokisse oskab visata. Kas musta koti Jeesus saab nüüd murdud? Võtke nõus! See oli sisile! Proovige sisile, kes saab! Nii, valmis oleks ja aeg läks ja rahulik. Tegemist on 240 kilogrammiga. Olgu, teile tuleb aplausid, sest ta oleks ühe meie alasid teised, millega ka konkurentide eri tõmmata vajaduse korral. Niisiis, Sevilla, Karel, olge lahked, kohtunud kolleeg Euroopa, mis läheb väga nõndaks. Nii, meist on üks kord tõstetud. See meil on juba 2. Nii. Tundub, et see kõige suht, et meil ei ole käed siin. Teeme aplausi! Niisi Keino Karel läks päeva tõsta. Läheb siis vastu vaatama pärast öelda enda kõrka. Siin on ikkagi jah, 2,4 ahvatama seda muidugi. Keegi ütle ka veel palju on. Kristjan Kuus, 2 veel. Taga nüüd sikutama 9. 7. 15 sekundit, Kristjan, 1 veel. Ja ma teeme aplausi esimene võttesõdini sellele võistlusele. Äkki eksisteerib, aeg läks kätte on.
Alex on võitluses soovitanud ja annab kodus ja käiga nüüd siin küll nüüd 75 sekundit Eegel ja nii, Sergei Rubinov võitis rahulikult kätte, päike mõnudab paistavad riivõtvad ilusalt asjade peale ja seda, kuidas tegelikult üldse on raske. Karmsad sõbrad ümberringi pealtvaatajad hakkavad kaulama veel juba nii, Sergei veel natukene. Hoia veel, nii, aplaus tuleb, hoia veel. Nii, näed, naeratab. No väga võimas! Vahetame paus ja nüüd saab aeg peale. 36, 72. Aarel Kalme, nii. On kõvad juba neljandas alasse kenasti tujunud. Ja vastu, sellepärast, et see vastus, mis praegu on, ei ole üldse sellega võrreldes minuti pärast, mis hoiad. Väga tubli ja nii. Teema pausi. Kaarli aeg. Saab nüüd kõige võrra. 28-04 Kristjan Kuusel. Kuuleme viimast nõuad võrra enam. Midagi sellist väga sümboolselt muusikat staadionärgis, selles kombis ja päikeses. Ole küll, sest publik ei magata nüüd juba tuleb järgi, publik tuleb appi, teeb aplausi, nii. See annab viimase hetkel ja väga hästi. 29-55. Romek on kaval, Romeki tuleb jälgida, kohtunikul eriti terased, Romek on kogemustega mees, sohki ei tee. Mina menen rebane, aga ta ei tee kunagi sohki, vaid mängib piiri peal. Nii. Hakkame nüüd ja räägime midagi sellist, et proovigil mõtted mujale. Täna oli väga hea kuusemaha aasta. Ja nii ja nüüd. Sergei soovitas juba alla lasta. Kuules Sergei. Aplaus ja Panevaid mehi tuleb kuulata. 31-46 ja kui näete, Sergei on jala kinni praegu, teeme aplausi talle. Natukene märg ka, vastik nagu on ja mina olen kõlanud 75 sekundit on aega, siis tõesti vaatame üle selle aia ja ongi olemas, kohe aitatakse tagasi ka. Nii, esimene kord on ära tehtud. Nii, teine kordade arvu jooksul teist korda ka. Aega liiksub, Alex on väga hästi selle rütmi endal kätte saanud. 120 kilo. Ümmargune muna, ega libe ei ole, aga ega ta kerge ka ei ole. Nüüd on minu arvutuste kohaselt 4. koht. Praegu 20 sekundit on nüüd jäänud. Alex jõuab küll ühe korra, ütleb, et ei. Nüüd aplausi! Nii, kordade arv on kätte käinud. Niisiis.
Sergei Rubinov võtab nüüd endale 120-kilose Jassaavile tehtud. Teine kord läks juba tehnika oli palju parem ja sai selle kuraka muna olemusest aru. Oli keetud paarkümmend sekundit ümber aega, kas tuleb kolmas kord selle aja jooksul jõuab ja tuleb aplaus! Teeme aplausi! Aitäh! Sergei Rubinov praegu jäi siis 2 korda. Kaarel Kalbe võtab sülle 120 kilogrammise muudi. Ja kõigepealt on vaja kuidagi jah sinna kõrgele peale saada. Või siis suruda käed kigi sisse. Kergem lihtsalt. Kore hullu. Kohtunik annab nõu, kuidas sa võiksid käia. Töötab ette ka. Nii, tuli ära, aga hea. Teeme aplausi, sellepärast, et kõige tunne on see, et kus on saadima see juba teistel, mis on nähti. Ärge kindlasti mõtlus, kuidas selle probleemiga vähemega tuli ja nüüd on ta siis selle saanud endale selgeks. Nüüd jälle korrasti. Olemas! Rahvale meeldib. Peale seda algust jäi kõigil tunne, et tõstmine on olnud erinevatel aegadel ikka võistlustules. Sabaga, nüüd hakkas nagu võistlejad hakkas nagu minema. Sätistama ei pea, 2 korda üle. Pikkuse eelis. Jälle pikkuse eelis. Vaatame lihtsalt läheb seda küll. Keegi vahetas kivi välja vist 90 kilose vastu. Ja kuidagi kompas suuremaks. Rammumehe võistlusel on huvitav see, et parem on nendel sportlastel, kes on tugevamad. Et ma olen seda ala jälgides tulnud sellele järeldusele. Ja samas ta pikemad. Ilusamad ja laulamad paremini kärmad. No vot nii on, Kristjanil oleks enne uuditajad väga head piletid. Nii, küsimes ära. Aplaus! Kristjanil läks siis 9 korda kirja. Mine läks? Vaatame. Läheb pausi pidama. Nii. Ravi asjadega. Haud vaikus oli kohe. Läks üle küll. See on siuke mõtlemise koht teinekord. Tuli sinna üles, sedasi. Väga puhas. Tehniliselt väga puhtad sooritused. Kolm korda. Aitäh, Robert! Kolm korda läks kirja aunasustamise hetkel. Ja siin on ka Alanen, on kenasti kohal. Ja suurtase valmis. Alustame 5. koha. Auväärne, jätkab 35. koht. Alex Mikkelson. Kunaga juurde, hea homoga. Elasime sulle kaasa, võib siit võtta auhinna
medal kaasa, kaela ja käepigistus samamoodi. Edu ja rõõmu. 4. koht. Väga pidemas võistluses Kaarel Kandme. Kaarel tegi samamoodi näha oli, et jalutama ei tulnud, andis igal alal endast kõik ja see siis ka 4. koha tõi. 3. koht Sergei Ruilov. Esimene Sergei võitis kenasti ühe ala. Teine koht Kristjan Moose. Kristjan tuli, seal oli talle päris mitu sellist trumpala, kus siis andis ühe võrra, nii nagu ütlesin, abiks oli ta siis pikkus. Ja 2022. aastal on Tapa linna rammumees esimene koht Ruuet Veld. Täpselt kuuki arvestust ei tea, aga see üleval nähtavasti oli netine, nii et andis sellist kindlustunnet ka. Ja kallid pealtvaatajad, ilma teieta ju võistlust ei ole. Aplaus teile ka, tehti ise teie täname. Ja siin nad praegu on, toredad pildid ära ka kõikidele häädele korraldajatele ja sekretariaadile ja kõikidele kogu taustajõudele. Suur tänu!